Küsi, kas tööd ka veel on? Küsi, kas tööd ka veel on? Nii. Tore on teiega siin kokku saada, et siis saab niimoodi komplimente ja kodus on ju iga ka üksi niimoodi eegeldada. Ainul oli sünnireel. Kui sul kõik meeles on. Ega raamatukogus seal ju see liiks terav, kes kõik meeles peab. Pikalt. See Ain ongi sulle, ma sulle teile. Ta peab ju kõik meeles pidama, tal on 4 laenutust kuus ja mõtle, tal on nimed kõik meeles täpselt, kes me saame võtma. Kuidas sul läheb üldse? Raamaturiiulis, ennem oli 2 kasti, nüüd on 2 riiulit. Meie projektist oli ikka väga palju. Kuulge, igati mingi kirja, anna lühidalt. Mis kirja seda? Oled sa ka mees? Visiooni korraldus. Visioon on nägemus. Mida sa selle nägemuseks saamiseks tarvitad ja saad seda appi? Ma annan sul pärast retsepti. Sina olid juba kooli ajal niisugune. Ärge nüüd hakake, kui tore on teiega siin kokku saada, Oskar räägi. Jah, hakkab koosolekuga pihta. Hakkame peale, jah. Mina käisin Jüril visioonikonverentsi. Ma mõtlesin, et lähen vaatan ja räägin ja kuulen ka, mis targad kõik räägivad. Ma sain sealt mitu head mõtet ja väga heasti, nagu moodsalt öeldakse, haakub meie teemaga. Et milline on Kakuküla visioon aastal 2025? Mina tahan arvutit. Milleks sulle arvuti? Vaatasin eelmise projektiga oligi niimoodi, et tegelikult oli see lugu selles, et arvutis olid ainult need, kes said raamatut panna arvutisse. Aga kuna meil on niivõrd väike raamatut, selle õigemini ütleme lahenduspunkt, siis nii väikest arvutit lihtsalt ei olnud. Sellepärast jäi seekord selle projektiga saamata arvutit. Nii, kuulge, lähme nüüd koosolekuga edasi. Visioon tähendab seda, et sa kujutad endale ette Meuka ja Kakuküla 25 aasta pärast, eks ju. Ja selleks, et 2025. aastal, selleks, et visiooniga pihta hakata, tuleb nii-öelda kaardistada ära hetkeolukord. Ja mina annan siinkohal nüüd sõna Ainule, sest Ainu käis hiljuti ühel kursusel. Ja mina käisin kursusel. Ja Ainu teab täpselt, kuidas see kaardistamise asi käib. Ma annan lilledele. Anna ära. Siin kool on, ma tahaks hakkub. Kuulge, aga meil ei ole pliiats. Ma ei joonista. Nagu see pliiats. Kui me hakkame kaardistama, siis mina tahan kohe öelda seda, et see, kui nüüd viimasel ajal Mustaga käib. Sul oli juubel. Musta on nüüd Eduard. Et see, et ma siin viimasel ajal Mustaga käin, see on sellepärast, et nad lõpuks lasiti mu lahti. Mul on Eesti Energia Et ma olin nii tubli kohalik kultuurimaja töötajaga, kui nad lasid mu lahti ja teate, mul on nüüd nii palju aega. Ja ma olen nüüd nii õnnelik, sellepärast, et öeldi, et tänapäeval ei ole spetsialiteeti vaja. Et tänapäeval on niimoodi, et kõige kallimaks kui kullatera tuleb seda võrdlust tunnistada. Ja minul oli ainult üks tuttav ja tema oli seal võrdõiguslikkuse büroos ja mina olen seal nüüd Kakuküla võrdõiguslikkuse volinik. Ja mina pean sellega seoses kohe ütlema ära, et teate, mina kuulsin ka täna, et olevat Jüri räägitud sellist asja, et kuri kuninganna. Ja teate, mis ma pean ütlema, kuninganna, alati naissoost on see kurjus. Sellepärast, et sinna järgi öeldi kohe presidendi valimisel. No saanud president oli ju mees. Vanasti oli ruudus, Oota, siis ütleb kohe järgmine mees, et kõik asjad ei ole. Nõidu. Ja selle vastu mina tahaksin ka pidenda. Kuninganna on ju naisterahvas, kuidas ta saab mees soost olla? Jah, hakka räägida. Selleks, et kaardistada visiooni, eks ju, peame, selleks, et joonistada või mõelda visiooni, selleks peame kaardistama hetkeolukorda. Me hetkel ei hakka SWOT-analüüsi tegema. Kõik ikka teavad, mis asi on SWOT-analüüs. Me ei hakka seda tegema, me hakkame kohe joonistama, joonistame suu valmis, räägime nüüd ära, mis meil eelmisest projektist sai, kus me täna oleme ja kuhu me tahame siis jõuda. Nii, hakkame pihta. Eelmise projektiga oli selline lugu. Eelmise projekti eesmärk oli meil küla Eesti tasemel. Kõik teenused aktiivsesse külasse. Kuna minu lauda taga seisis see vana soojak, jah, rataste peal, siis sellest me tegime vaba ajavaguni.
kuhu traktori jäi. Ei oleks pidanud laskma minul seda remontida, ma ei tea, mis te seda kõige odavama võtsite. Tegime vaba ja vaguni, vagunisse sai ilusti silased oma raamatukogu. Salme hakkas juukseid lõikama, kuigi peale minu lõikust esimene ja viimane, rohkem teda näha ei ole, lambakääridega, siis, mis meil seal veel oli? Kosmose asi oli ka, ei, see ei oli risk, apteek äri maksa kõigil segamini. Tahtsime teha WC-d, eks ole. Aga meil see on meil pooleli, eks ole. Ühesõnaga, vaba ja vaguni me tõmbasime lauda nurga tagant välja, siis tuli traktor välja enam käima ei läinud. Aga ta on meil olemas, ta on bussijaama eest ka üksi. Täna üks tark mees just seal tüli rääkis ka seda, et suretame külad välja viisakalt. Selles mõttes, et kui me seda teeme leebe. Et paneme kas või mingi bussid sõitma, eks ju, et kus on raamatukogu, meil on olemas. Niimoodi, traktorit ei õnnestunud sellepärast rohkem käima saada, et sellel on see Ameerika mingi süsteem peal, et alkoholilõhnadega inimest ligi ei lase, meil on külas ühtegi. Mina ei ole käinud seda traktori juures. Mina olen, aga ma ei ole julgenud. Siis Veskiga oli meil selline lugu, et me otsisime Veskile seda rakendust, et 4 tiiba on vabal, ühe küljes hakkame harjutama kosmonaute, eks ju, kui ringi käib, siis oli veel mingi variandid ja ühe külje paneme risti, et iga pühapäev lükkame selle tiima püsti ja siis on kirik. Kirik täiesti eksisteerib. Õpetajad ei ole. Käivad need, kes usuvad. Väga hästi. Ja apteek lõpetas tegevuse seoses traktori selle esmaabi karbi tühjaks saamisega. Et klaasterid asjad kõik panime ära. Nii et põhimõtteliselt on kokkuvõte selline. See on ka eelmine kord kohal. Ma vaatan, sa Soomest vahepeal, kui sa lõpparveks sealt said siis. See trelli saidki või? No laeb praegu, no panen tööle ka seda. Et see on nüüd see, aga meie peame jõudma nüüd selleni välja, et kuhu me tahame 2025. aastaks jõuda. Mina ütlen teile Euroopasse. See Euroopas ehitajaid on vaja. On vaja. Soome on ka Euroopa Liidus nüüd rahvasta. Kuulge, mina hakkasin mulle kursustel käima, teate ju küll, et töötud, et on nii palju aega. Nüüd saab iga päev kursustel käima, ma käisin inglise keele kursustel ja mõtlete, mis seal öeldi. Seal öeldi, et eestlastele, et no sex, no future. Ja noh, ja mõtle, see tähendab, et ei olegi sugu ja ei ole üldse tulevikku ka. Et pidavad olema niimoodi, et ühtegi tulevikku pööretega kääned ei ole. Et ärge siis sinna, jätame selle inglismaa välja. See on ingliskeelse õppimise juures, ei ole nii sugu ega kääned. Jah, ärge emotsioneerige. Mõtleme nüüd hästi rahulikult. Mida igaüks tahab, mida sina unistad? Tähendab, et minul on üks unistus, muidugi võiks olla üks riiul veel raamatukogus. Aru, kui on 2025, mõtleda suure. No hea küll 3 riiul. No, kui 2 saab, on ka hea. Aga mul on teine asi, vaata see tualetiga see, et mina nägin Vaide kohvikus. Tipp-topp värk. Meeste peale mõeldi. Noh, kui hakkab paha, tõmbad käetued alla, ei pea käpul Vaide peale. Ma siin ära ilusti. Laevades on kõik sellised. Sina oma laeva. Mina tahan 2025. aastaks seda, mina ei jõua ära oodata kliima soojenemist. Ja kuna ma olen loomkasvataja, lihakasvataja, kuna kaelakarvalide tükk on kõige kallim, siis ma otsustasin, et ma mängin oma asjad ringi, ma ei kasvata enam sigu, 2025 ma tahan kaelkirjakut kasvatada, mõtle, kus on kaelakarvalid. Ma tahan kuskile lõuna poole minna, Lõuna-Euroopasse, mis sina tahad? Mina mõtlesin, et Euroopa. Hispaania on liiga kaugel. Sarmel seik. See ei ole Euroopa. Nii, hea küll. Mis sina tahad? Mina tahan Uuesti Soome teada ma saada. tahan visiooni. Mul ei ole kodus, ei olnud, see ei ole mingit. Väga hea. Mina ei taha tööle minna. Aa, Nii närviliseks ajab see töö käimine. nii. Jah, niimoodi kuulsööle väga mõnus. Hea küll. Siis järgmine asi on raha. Euro on tulemas, mis euroga saab? Sina pead muidugi euro peale mõtlema, siis hakkad oma piima jälle sentidest müüa. Mina mõtlengi, et kas me peaksime juba mõtlema. Muidugi peaksime mõtlema. Sina pead mõtlema, kuidas oma vabratsi panka saad viidud. Mina olen Euroopa. Minul ei ole vaja, mina saan oma pensioni, mina elan rahulikus, mina saan euros. Sina vaatad, kus sa oma rahad ära saad. Kokkuvõttes me peame jõudma eurotsooni, me peame liikuma soojemale maale, soojemasse Kui te tahate nii suured, tehke siis viige näiteks, no ma ei tea, viige euro näiteks Šveitsi.
euro Šveitsi. nojah, nemad on ikka fraud. 2025 ei tea keegi võib-olla Šveitsis eurost enam midagi, sest see saab võib-olla rublas. aga Lähme ise Šveitsi. kuulge, minul on selline ettepanek, Anu Riiats. oota, ma võtan siit, nii, mul on selline ettepanek. visioon on see, et lähme introduktsiooni, et saaks väekirjakut kasvatada, et euro, eks ju, ja Eesti Euroopa kaardile. ei, ja Kakuküla Euroopa kaardile. Kakuküla Euroopa kaardile. ja näed, tulebki enam. Issand, see on mingi vale Riiats. näed,